Ja kõigepealt ma tõusen püsti ja ütlen tere Leigo Talu peremeest Tõnu Tamm. Tere looduskaitse rahvas. Aitäh, et sa meie sõber oled ja selle eest, et me oma seltsi tänavust kokkutulekut peame just siin Elvamail. Äsja me tulime Palupere vallast teist otsast Hellenurmest ja ma tean, et sa oled ka Hellenurme aukodanik või õigem Palupere valla aukodanik. Aga miks me nüüd siia tulime täna, on üks põhjus, et see on erakordne aasta, tänavune aasta, et looduskaitse seltsi kokkutulekud ja Leigo järjemuusika sattuvad just samal ajal. Seda on 10 aastat varem olnud ka, kui ma mäletan, et meil oli kokkutulek Räpinas ja siin Leigo maadel tähistasime Veljo Tormise 75. juubelit suure uhke kontserdiga, nii et ma tõin looduskaitse seltsi osakonna inimesed suure omnibussiga, päris mitme bussiga tulime siia Tormist kuulama ja mõni oli mu pealt pahane natukenegi, et ma nõrgestasin niimoodi seltsi kokkutulekut. Aga tänavu me tegime veel paremini, tänavu tegime nii, et kokkutulek algas tegelikult juba ju reedel. Paljud meist käisid siin seda orelit ja tulede mängu kuulamas siin samas Leigol ja tänavune kokkutulek meil ongi niimoodi, et on Elva Leigo ja me lõpetame siin sinu kodutalus. Aga enne kui me niimoodi midagi sulle üle anname, see ei ole saladus enam, me valisime sinu Eesti Looduskaitse Seltsi 100. auliikmeks ja põhjus, miks me seda tegime, on just see, et sa oled meie jaoks ühe väga olulise teema, see on eilate aegades oli ju maastikuhoolduse teema ja ma arvan, et nende rohkem kui paari aastakümne jooksul, mida sa siin oled oma talumail neid Leigo järvemaastikke loonud, siis ma arvan, et sulle võrdset kõrvale panna tegelikult ei olegi. Ja teine muidugi need looduskaitse seltsi on alati olnud juba looduse ja kultuuri ühendamise mõtte juures ja Eidatit me teame kõike kui just looduse kultuuri ühendajat. Ja sina oma tegevusega oled ju samamoodi bioloog ja teiselt poolt oled sa Eesti kõige kaunimate muusikaetenduste ja tuleetenduste korraldaja kõige kaunimates maastikes ja kõik see kokku moodustab ühe sõna Leigo. Aga ole hea, räägi üks veerand tundi rahulikult meile, kuidas sa siin oma talumaadel need järvi oled loonud ja istume rahulikult ja räägi veerand tundi rahvale. Tere, head looduskaitsjad. Ka mina olen looduskaitsega puutunud kokku juba tudengipõlvest, kui ma ikka aeg-ajalt üritasin looduskaitse ringi, tudengite ringi kokkutulekutel ja üritustel käia eelarti ajal. Aga maastik on olnud minule kõige hingelähedasem asi lapsepõlvest peale. Ma olen elanud, sündinud ja üles kasvanud Pedjajõe saarel, endises Jõgeva mõisas, pargi ääres ja vesi on ümber ringi ja kogu aeg olen igatsenud põnevaid ja huvitavaid ilusaid maastikke näha. Alati sirvisin ajakirju, kus oli mägedest pilte, siis ma alati vaatasin, nautisin mäed, midagi erilist. Vanemas eas hakkasin tegema filme, algul fotosi, pärast filme ja hakkasin otsima neid ilusaid mägiseid maastikke küll Siberist ja Uuralist ja Taimõõrilt ja Kamtsatkalt ja tegin nendest filme. Kes veel vanem põlva inimesed mäletavad, lugedes looduse raamatud ja matkateed, sellised saated olid, mul jooksid seal 18 filmi ja need filmid olid kõik muusika järgi monteeritud. Et minu suhe maastiku ja loodusega oli selline emotsionaalne, mitte nii, et ma tingimata uurisin või tahtsin midagi teada sellest, see oli muidugi huvitav, kui teada saada, aga see looduse või maastiku elamus, seda ma tahtsin edasi anda ja seda sai rõhutada veel muusikaga. Ja seda hakkasime tegema ka siis, kui me ükskord aastal 1981 siia Leigole sattusime, Kesk-Eesti tasandlikelt siia mägisele maastikule. Ja siin muidugi oli üks puudus, reljeef oli imeilus,
künkad, orud, metsad, aga vett ei olnud. Ja mina olin harinud ju vee keskel üles kasvanud Jõgeva saarel, Pedjajõe saarel. Ja siis me leidsimegi, et siia on võimalik vett tekitada niimoodi, et seal samas on väikene sälgkorg, ajasime selle ühe päevaga pinnast täis ja sügiseste vihmadega kogunes siia esimene järv, see oli aastal 1981. Tasapisi aeg läks edasi, siis oli seal sauna juures oli üks väikene linaleu auk, sellele tegime samuti kõrgema paisu ette, sealt sai teine, niisugune 0,5 hektariline järv. Ja nii sai algus tehtud ja kui tuli taluseadus, siis vormistasime siia talu. Vahepeal käisin veel Helme kutsekoolis 50-aastase mehena põllupidamise süsteemi õppimas ja siis pidasime siin talu mitu aastat, aga see muidugi ei tasunud ära siin nendel küngastel ja lõpuks kujunesime välja turismitaluks. Aga seda järvede tegemist, seda arendasime edasi. Ja siin on mul üks väikene õigustus, et kui võib-olla ma oli väga põhimõtteline looduse kaitse, mõtleb, et ma rikun või muudan või sekkun loodusesse liialt, siis ma tahaks öelda seda, et need järved, mis me siin teinud oleme, meil on siin 14 järve, olid kõik juba kunagi olemas. Kui jääaeg taandus siit 12 000 aastat tagasi, siis need olid jääsulajärved. Ja siis oli väga veerohke aeg, vesi uuristaski need sälgkorud, kus siis need suuremad järved langesid madalamaks ja veepind langes ja kuskil siis võib-olla 3000 aastat juba peale jää taandumist läks kliima väga soojaks, hakkas soostumine, intensiivne taimekasv ja siis hakkas siis need jäänuk järved siin kinni kasvama. Aga tol ajal oli see pilt umbes nii, nagu praegu on, siin on 14 järve, ainult selle vahega, et siis oli tundra. Praegu on metsad ja põllud. Aga see, et nüüd inimene sekkub niimoodi maastiku ja looduse kujunemisse, ega see on ju loomulik nähtus. Inimene on osa loodusest ja kogu aeg on see maastik ja kogu aeg on loodus muutunud ja inimene on teda muutma hakanud, mida võimekamaks ta on saanud. Ja see keskkond, milles me elame, on ju tegelikult looduse ja inimese koostööna loodud keskkond. Põllud, heinamaad, künkad, metsad, vaheldumisi. Kui inimene tegevust ei oleks, siis oleks üks totaalne lepavõsa. Ja kui jälle liialt minna raiuma ja maha võtta kõik, siis oleks jälle selline preeria või taoline künklik rohumaa. Muide, kes vaatab vanu pilte sajandi algusest, eelmise sajandi algusest ja Otepää maastike pilte, ma olen just kogunud ja vaadanud, need näevadki välja nagu künklik preeria. Mõni üksik metsatukakene on siin-seal. Nii et siis oli ikka metsana võib-olla 10-15%, praegu on 60%. Et muutus toimub kogu aeg, aga meie sekkume siin natukene ja teeme vett juurde, mida siin praktiliselt ei olnud, siis me arvame, et me oleme teinud ikkagi seda keskkonda siin paremaks, ilusamaks, elamisväärsemaks. Ja muidugi, kui ta juba nii ilusaks kujunes siin see järv ja minu vana kiindumus ühendada ilusat maastikupilti filmi kaudu muusikaga, siis leidis see siin hoopis teistsuguse väljenduse. Hakkasime kontserte korraldama. 1998 oli esimene järve muusika. 18 aastat, 18 kontsert oli tänav aasta. Terve põlvkond peale kasvanud uusi kuulajaid. Ja siin oli sama printsiip, et mis ma ennem ühendasin muusika filmikaadri loodusmotiividega, siis siin on muusika ehe ja loodus on ehe. Kogu see järvestik siin on muidugi muutnud ka oluliselt liigilist koosseisu siin. Varem ju veelinde praktiliselt siin ei olnud. Praegu on siin hulk uusi liike, siin on punasaraamatu liike, siin meil tähendab pesitseb laululuik juba 7. aastat, 30 poega on välja audunud, tänavasta on 6 poega. Siin on tiigikana uue nimega, kuidas ta oli, Tait vist, jah. Siin on sarvikpütti, ma olen korra ainult näinud, ta ei pesitse, aga siin on hallpõskpütt, jällegi haruldus, tuttpütid on tavalised, need on meil mitu paari siin. Ja palju muid tavalisemaid veelinde. See on kõik, mis siia on nüüd lisandunud. Sellega, et on tekkinud järved. Et ma leian, et see loodus on ikkagi, elurikkus on ikkagi suurenenud.
ja jällegi inimtegevuse tagajärjel. Aga kõige selle asja põhimõte, eesmärk või põhjus on ikkagi see, mõni küsib, et kas te hakkate siin kala kasvatama või milleks te neid järve teete. Need on kõik tehtud esteetilistel kaalutlustel, et oleks ilusam elada. Ja see ongi meie põhimõte ja seda ilu me veel üritame siin rõhutada ilusa muusikaga, muude ilusate üritustega ja maastiku mitte ainult hooldusega, vaid ka kujundamisega. Ma arvan, et ma ütlen vist õige, et tegelikult oled sa kunstnik. Ja teine asi see, kuna sul on tõesti loodusteaduslik haridus, siis sa ei pea väga palju vaeva nägema, et need järvi luua. Ma kujutan ette, kui üks asi on, et kui särtkoru kinni katad ja vesi tuleb ise kohale, hullem on see, kui peaks väga palju kaevetöid tegema. Nii et see süsteemi väljamõtlemine, kuidas mitte esimest järve ja teist, aga praegu sa ütlesid 14 järve oled teinud, see on vist omaette selline jälle tehnikaime. No see on selline nuputamise tulemus, sellepärast, et pole sellist finantsilist võimalust ja jõudu, et hakata siia kaevama järvi, sest orud on ju olemas, me mõtlesime teise variandi välja, et tõstame vee orgudele peale ja selleks oli vaja ainult tamm ette teha, nii et need järved ei ole ükski mitte kaevatud, vaid need on paisutatud ja nad on kõik sadevete kogumise järved nii-öelda, sest ühtegi sellist püsivat oja siit läbi ei voola, kevadel suurveega voolab ja sügisel suurte vihmadega voolab. Suvel põuaga langeb mõnevõrra ja aga siis jälle taastub ja tänavasta. Siin vihmane suveperiood, viimased päevad kogu aeg vesi on tõusnud, nii et nii ta tasapisi kõigub siin väikeses intervallis, aga ilu jääb ikka ühtlane. Aga tehnilisest küljest me suutsime selle ära teha nii, et ostsime vanad tehnika, ekskavaatori ja traktor oli meil omal põllumajandusest jäänud ja siis me siin paisutasime ikka ise oma jõududega kokku ja nii on hästi odav teha, sest oleks me vesiehituse firmast tellinud sellise järve, nagu mille peal me praegu siin oleme. No sealt küsiti kohe mikrooni ajal 1 000 000 krooni hektari kohta, aga meil kulus ainult diiselkütuse kulu, tööjõud oli oma, ise istusime poegadega roolis ja kaevasime. Nii et on võimalik teha lihtsalt ja ökonoomselt ja otstarbekalt ja väga ilusaid asju. Sinu maastiku kunstiteosed on ka dokumenteeritud. Kas oli see lausa kohtu poolt dokumenteeritud? No jah, see on pikk lugu. 5 aastat käin kohut juba siin. Meie selja taga kaugemal on veel üks järv, see on kõige suurem järv Leigol 10 hektarile ja selle tegemise käigus tuli seal puid maha võtta, mis oleks muidu niikuinii vee alla jäänud ja siis leidsid muidugi meie agarad bürokraadid, et ma olen väga rikkunud siis loodust ja minu käest hakati nõudma tagasi keskkonnale tekitatud kahju. Praegu on see ulatub kuskile koos kohtukuludega üle 8000 euro ja mina ei leia küll mingit põhjust, et mind trahvida või mind karistada, et ma olen loodus ära rikkunud. Kõik eksperdid ja asjatundjad, kelle poole ma olen pöördunud, leiavad, et ikka see on positiivne tegevus. Aga paragrahvidega kokku ei lähe ja nii me siis nüüd 5.–6. aastat siin oleme kohut käinud ja lõpuks olen ikka mina kaotajaks jäänud bürokraatia ees ja tuleb maksta. Kuigi ma mäletan tõesti seda, et ka Looduskaitse Selts kirjutas oma toetuskirja ja ma lugesin ka väga mitmeid eksperti arvamusi nii Nikolai Laanete poolt kui ma mäletan ka Paevana poolt ja neil on väga erinevad arvamusi, kes kõik loodusteadus ütles seda, et nii toimides sa tegid loodust paremaks ja põhiline süüdistus, mis lõpuks jäi, oli mitte see, et sa oma talumaadelt puid maha võtsid. Põhiline süüdistus oli see, et sa oled isepäine kunstnik ja ei küsinud enne luba, ei käinud 3 aastat paberdajamas. Luba oli praktiliselt võimatu küsida, sellepärast me ei olnud nii jõukad inimesed, et panna krooni ajal välja umbes 250 000 krooni, mis need paberid oleks maksma läinud, kõik need keskkonna ekspertiisid ja geodeetilised uurimused ja umbes selline summa oli mängus ja mul lihtsalt ei olnud suuteline seda läbi viima, sellist vormistamist, aga ma asusin tegutsema.
et eks hiljem näeb, mis tuleb. Noh, eks ma siis nüüd pensionist mul võetakse seda summat, elame üle. Nii et siin võib ütelda küll asja, et kuidas otsa öelda. Ma arvan, et kui riik oleks tahtnud ütelda, siis oleks võinud näpuga näidata. Tõnu Tamm, ma saan aru, et sa oled Eesti kõige parem maastikukunstnik, aga paberid on vaja teha, me näitame sul peale näpuga, aga ma ei saa aru, miks nad ainult sellega ei piirdunud. Nii et mina olen täiesti seda meelt, et seadust tuleb täita, aga seadust tuleb täita niimoodi, et kui on seadust rikkunud, siis ka seaduse täitmise kontrollija peab aru saama tegelikult selle tegeliku tegevuse sisust. Ja kui seda ei taheta mõista ja aetakse nii-öelda jonni Eesti kõige parema maastikukunstniku loomingu üle niimoodi kembeldes, see võtab ju palju energiat ja tegutsemistahet, ma usun sult ära, või annab see juurde vastu? Ei, ära pole ta midagi võtnud, teeme ikka edasi. Praegu on mitu järve pooleli ja kuna me asume siin kõrgundlikul veelahkmel, siis mida ülespoole minna sinna ida suunas, seda kõrgemal maastik ja väiksemal valgala, millest vesi koguneb, siis need järved täituvad väga aeglaselt. Seal on mul mitu järve ammu juba rajatud, selles mõttes, et paisud on ette ehitatud, aga vesi koguneb aastaid. Ja no ma loodan ikka oma ihusilmaga ära teha, kus tulevad ka need ülejäänud 5-6 järve, mis veel puudu on, kuhu vesi alles koguneb. Et me ikkagi teeme ja asi läheb kogu aeg ilusamaks ja paremaks ja elame ka need väiksed intriigid üle. Teotahe jääb ikka, see jääb alles. Ja loodad seda, et kui tuleb Leigo järvemuusika 20, et siis on juba 20 järve sul või lõutab rohkem aega nende järvede juurde? Natuke rohkem läheb aega, jah. Aga siis nüüd on see kõige pidulikum hetk, ma palun, et Juhan, sul on kindlamad käed kui mul, me anname sulle üle ühe lihtsalt keraamilise kunstiteose, kus on peale kirjutatud, et tänus Tõnu Tammele Eesti Looduskaitse Selts ja siin taldrik peal on kujundatud ka tamme. Mina surun kätt ja väga suur tänu. Ja Juhan surub ka kätt ja palju õnne Eesti Looduskaitse Seltsi auliige number 100. Väga suur tänu, aitäh. Ja nüüd jätkub kontsert. Ja ma ütlen nii palju veel, et väiksemad autasusid ja tänuavaldusi me teeme pärast seda, kui kontsert on lõppenud, aga sinna on veel aega küll ja küll.